jah või ei, mis just algas. jah. mina olen Toomas Pann ja meie esimeseks osalejaks saates jah või ei. kas see on jah või ei, kas see on Ott? jah, minu nimi on Ott. Rõõm on teid näha. tere tulemast saatesse, Ott, mul on rõõm sind näha. aga hiljem selle pida peale hakkame aga juba pista jah või ei. esimene küsimus. Ott, on sulle. kas jah või ei? see võib-olla jah. aga mõnes mõttes võib-olla ei. saad aru? ma ei oska öelda. keegi mul valik. ma ikka pean panema ei. ei. kas on ei? okei, väga hea vastus. see on selle esimene euro juba olemas. või võimalikult väga hea, Ott, palju õnne, soovin sulle õnne selle 1 euro puhul. aga meil pole jah aega selle jaoks, sest nüüd on järgmine küsimus, sest see on jah või ei. ma olen alati kuskilt kuulnud see nagu jah. okei. ei lihtsalt ma panen jah rohkem sellepärast, et sellist ei saa olla. jah. täpselt nii. see on õige vastus. oled garanteerinud endale 10 eurot. aga tegelikult ei ole garanteerinud sellepärast, et need mängu reeglid. kahju, et sulle vaadatakse. ma pole nii, läheme edasi, järgmine küsimus, ei või jah. see on päris lihtne küsimus. jah. 100%. jah. täpselt nii. Ott, ikka tead, midagi tuleb välja. aga nüüd, kui sa oled andnud 20 eurot juba panks on, pean sealt küsima, kes sa oled? mida sa teed? miks sa selline oled? ma tahan su passi näha, kõike, anna kasi ID-kaart. ei, tegelikult ei ole vaja, lihtsalt ütle, kes sa oled. no väga hea meel, et küsisite. mina loomulikult olen raamatupidaja. jah. väga tore, pole vaja teada, juba unustatud. niimoodi, aga lähme edasi. vaata, sa taga on sein, on ju, jah? ja mina näen seal maali. äkki ei näe, kas seal on üks maal? ei vaata taha. ei noh, ma ei näe ju taha. ava enda 3 silm, mõtle leid, kus see on, mis mõtle lava. mõtle sügavalt. ma ei näe lihtsalt. okei. nii. siin ma näen midagi. okei, nüüd on tühis must. must on ei, valge on jah. kui oli must, siis ei. ei ole. Ott on mängust väljas, ei on vale vastus. aitäh, et osalesid, see on loll. Jupats, Ott appikene. no rõõm oli osaleda, aitäh. jah, no, las te ei vedanud ausalt öeldes. 20 eurot. ei, vähem kui lootsin, aga parem kui null. välja, mine ära nii. sa saad tuua 20 eurot, tüübid seal annavad. ei tähenda. nii, nüüd kui Ott on ära läinud, tuleb meil järgmine võistleja, aga mitte enne, kui on reklaamipaus.
Saadet toetab EKP. EKP, andke raha meile, palun. Kui andke raha meile, siis te saate endale tasuta pangakaardi. Palun, andke meile raha. EKP, palun. Tere, mina olen August Mõhk, sinu kandidaat. Sa küsid, mis ma saan ära teha Brüsselis. Ma ütleksin, et palju, sest ma olen rahvusvaheline mees. Tere, mina olen Kristjan Aed. Mida me teeme? Me joome. Vett joome. Ja Kristjan Aed soovitab juba Devin. Kristjan Aed soovitab Devin, vesi. Jooge, palun Devin, ostke. Kristjan Aed soovitab Kristjan Aed, Devin, vesi. Kristjan Aed, Devin. Kas sa oled paks? Kas sinu tuttavad teevad nalja sellega, et sa oled paks? Aga fake fat on siin, Ekster on meiega, kõik need mured lähevad minema nagu niikuti. Kuidas täpsemalt sa küsid? Aga vot niimoodi, fake fat saab sulle kõik võlts treeningsaali membership'i kuni võlts videoteni. Sa saad oma tuttavatele näidata, sa tegelikult teed trenni, aga ikka ei kaota ja kui isegi tuleb seda juurde. Miks sa seda teed sellepärast, et näidata, et asi on sinu DNA-s, mitte sinus. See, et sinu DNA on põhjus, et sina oled paks. See on mida fake fat teeb. Ja me töötame, et palun, registreerigu meiega. Ott on läinud, Ott on minevikku, Otti te enam ei näe. Mitte kunagi. Päriselt. Aga väga tore, et tuleme reklaamipausist tagasi sellepärast, et see, kes meie ees nüüd on Villu. Rõõm olla teie ees, Toomas. Ma olen Villu, kui sa tahad seda teada. Okei, Villu, väga tore on siin meie väiksele mängul näha. Ning meie tahame sinult 1 euro peale küsida jah või ei. Vastuseks on jah. See on õige vastus, Villu. See oli päris lihtne on ju. Nii raskem küsimus. Jah, 10 euro peale on jah raskem küsimus. 10 euro peale. See peaks olema 10 korda raskem küsimus. On ju nii, Villu? Matemaatika. Jah või ei? 10 korda raskem, 10 korda kiirem. See oli õige vastus, 20 eurot. Kui vastale Eesti, 20 eurot garanteeritud pangas. Aga küsimus, ma kuulsin selle ära. Jah. Ei või jah. Risi ei tea. Vastuseks on ei. Otil läks 1 küsimuse peale kokku, kui sinul läks nende 3. Tõeline meistermees. Metsik mees on teel, jah. Aga kuna me oleme juba 3. küsimuse juurde jõudnud, enne kui me järgmise küsimuse, mul on sulle veel tähtis küsimus. Selgita rahvale, kes sa oled. Isiklikult mina olen müholoogia instituudi professor. Ma olen müholoogia. Vot see on ikka huvitav töö, mis see Ott oli, mis pidurdab raamatuid appikene, kuidas pidurdab raamatuid appikene, oi see Ott, see oli küll üks täielik, mina ei tea. Lähme edasi, Villu, väga tore on siin näha. Sest 50 euro peale, 50 eurot. Küsimus. Jah. Või ei. Variant A on A. Variant B on ei. A või B? Kolmas. Ei. On vastuseks.
ei. Loomulikult on see ei. Vihane su peale, kuigi sa vastu tõid, pane vihane su peale. Liiga kiiresti, sa ei saa niimoodi. Ei saa Villu niimoodi. Nii, see küsimus peab kindlasti sinu rattad sinult ära võtma 100 euro peale, mis summa 100 eurot. Aga Villut 100 euro küll ei huvita. Küsimuseks on jah või ei. Jah. See oleks peab olema jah. Ma ei saa muud öelda, kui ainult jah. Mine metsa. Sa isegi ei mõtle, isegi ei kahtle. Okei, tead mis? Ei või jah. Oled sa kindel? Oled sa kindel selles vastuses, no? No metsa, et kindel. Sa oled ju Villu. Appikene, Villukene, ai. Olge, tooge nad raskemad küsimused, palun. Üks klaas raskemad küsimusi. Okei, Villu, sul nüüd 250 eurot, pangas garanteeritud 100%, okei? Aga nüüd, järgmine küsimus on Rimi kassa peale. Villu, oled valmis? Väga hea. Rimi kassa peale, jah või ei? Jah. See oli vaid natukene kahtlus, aga tundub, et sellest on Villu eriala. Kahju. No sellised küsimused, see on jah või ei sinu jaoks. Kõik ei pea olema nii, nagu sina tahad. Jah või ei? Okei, küsimus on jah või ei. Aga seekord ei ole see mitte Rimi kassa peal, vaid seekord 1000 eurot. Läheb pingeliseks. See on näiteks minu erialast väljast küsimust. Tead mis, ma just võtan oma Rimi panga välja. Anna mulle Rimi pank, ma lähen minema. Okei? Ja Rimi kassa. Villu, ma olen väga pettunud sinus. Sa ei tea. Ma olen vastata. Ma tean, et sa tahad seda Rimi kassa raha. Ma tean, et Rimi kassa on palju raha. Aga päriselt ka. Argpüksiline, tark inimene. Kardad. Minu show'st välja! Daamid ja härrad, see oli jah või ei. Suur pettumus mõlema osalejale. Üks väike loll jupats. Teine kardab. Ei tea mida öelda. See on jah või ei teile. Äkki teist saab üks osaleda. Lihtsalt saatke mohuriiklik@gmail.com soov osaleda jah või ei. Jah, kõik. Siis äkki saab teiega osaleda. mohuriiklik@gmail.com jah või ei? Ei. Jah, ma olen rahul oma võidusummaga. Aga Toomas on üks hullult lihtsalt mingi müüti hakanud elama. Ta arvab, et tema müüt on õige. Hullu inimene lihtsalt. Tal ei ole mingit austusteaduse vastu, ta lihtsalt arvab, et ta on Toomas Pain, nii et ta oli Mõhulal 2018 ja kes tahab äkki 19 ka saati, ta arvab, et ta on mingi tahv. Mingi suur jutt nüüd selle pärast. Toomas Pain ei ole pühholoogia professor, ta ei saanud pühholoogiast doktoriks kunagi. Mina sain, Villu sai. Las see jääb meelde.